Tere tulemast kuulama Teadlikuma ema podcasti ja ma pean teile ütlema kohe, et tänane podcast on mulle väga-väga hingelähedane. Lapsed, haridus, miks seda jama vaja on, kogu haridussüsteemi viimased muutused ja no vot, nii see on. Ma ei tea isegi mitte oma klassikalist podcasti algust, sellepärast et ma tahan öelda, et minus kohtub õpetaja ja ema ühes isikus. Kuna ma olen lastega olnud üle 10 aasta koduõppel, siis ma tean seda, mida üks ema teeb valesti. Ma õpetajana näen ju seda. Ja ma tean seda, mida õpetaja teeb valesti. Ma emana näen ju seda. Ja sellepärast ma leian, et kõik see, kuidas ma olen uurinud õpetaja ja ema rolli, on andnud mulle väga unikaalse koha, mille pealt neid asju rääkida. Peale selle ma olen eraõpetajana, tarkmina.ee õpinurga loojana. Ma olen nagu väga hämmingus sellest, milliseks on muutunud meie lapsed. Lapsed ei ole enam sellised, nagu nad olid 10 aastat tagasi. Viimase 5 aasta jooksul on lastega midagi väga-väga nagu teistsugust juhtunud. Ja kõigile sellele ma olen otsinud vastuseid ja tänane podcast on siis selline väikene arutlemise koht, et kui sina oled natukene hämmingus, on ju? Ma näen, et lapsed õpivad kiirustades, ilma seosteta. Saaks aga kaelast ära, ei viitsi, igavene paha ja jamas õppimine. Ja see on nagu massiline. Ma olen kõige ebapopulaarsemate ainete õpetaja, keemia, matt, füss. Nii et seda on nagu kohe eriliselt näha. Ning lapsed ei näe, miks neil seda kõike vaja on, sellepärast, et nad on tarbijad. Nad tahavad seda, teist, kolmandat näpud pikas. Nad tahavad tarbida arvutimänge, nad tahavad tarbida konsoole, nad tahavad kõike tarbida, aga nad ei näe, et see, mida nad tarbivad, on tulnud nendeni just tänu sellele, et keegi viitsis õppida. Keegi viitsis õppida selle asemel, et nagu teha kummardus siis sellele inimesele, kes viitsis õppida. Ütleme me hoopis, anna siia, ma ei viitsi, ma ei taha õppida, mina ei oska, see ei käi minuga kokku. Ehk ma näen massilist tarbijalikkust. Ma näen, kuidas lapsed elavad selles moodsa aja lummuses. Meil oli kodudes üldiselt nii keeruline olla, et me tahtsime õppides, me nägime, et haridus on tee kodust välja. Siis meie laste kodud on täna nii mugavaks muutunud, et no nii see lihtsalt on ju. Siis ma loen uudistes, kuidas laste kuritegevus ja kambatamine on kasvanud. Käitumisprobleemid on kasvanud. Näiteks kui keegi ütleks mulle, et kuule Gertriin, et mine kooli õpetajaks, siis mul oleks nagu ei lähe. Just sellepärast, et lastel on käitumisprobleemid. Ja seni, kuni koolides on koolivägivald, paneksin mina kõik koolid kinni, sest siin võiksid täiskasvanud öelda, et me oleme midagi väga valesti tegemas, me oleme midagi väga valesti teinud. Kool süüdistab pere süüdistab kooli, mina paneks lihtsalt kõik koolid kinni, uuriks selle asja välja, mis siis siin tegelikult vilt oleks, aga praegu tehakse siis nii-öelda laste arvelt õpetamist. Aga no see on hoopis teine teema, koolivägivald on hetkel, aga veel kord, hästi tuline teema minu seisukohalt. Kus on vanemad? Nagu kui on kuritegevus, kambatamine, koolivägivald, käitumisprobleemid, siis Teadlikuma ema brändi loojana ma tahaksin nagu küsida, kus on vanemad. Ja teate, mul on siin vastus olemas. Vanemad arvavad, et nad on oma laste jaoks olemas, sest et nad on rohkem olemas, kui nende jaoks oldi, aga nad ei ole olemas. Vanemad ei märka. Nad on kohal, aga nad ei ole kohal. Nad kuulavad, aga nad ei kuula. Nad näevad, aga nad ei näe. Vanemad on sama pealiskaudsed kui lapsed. Sorry sõbrad, et ma nii ütlen. Erandeid on ju alati nii. Aga et meil on nii vohavad probleemid, näitab, et vanem pole kohal. Sest see vanem, kes on kohal, tema laps ei voha. On ju? Vanemad on töömuredes, hirmudes, ärevuses. Ja samal ajal on meil selline tohutu mull, nagu kõik oleks imeline. Ja see tekitab minus siukest kognitiivset dissonantsi väga tugevasti aeg-ajalt ja siis ma hakkan jälle otsima vastuseid. Ja mida ma õpetajana veel näen, on see, et lapsed ei suuda õppida elementaarseid asju. Näiteks, miks ühte ei kirjutata, miks kordusmärki ei kirjutata ja nad võivad tundide viisi sellest jahuda selle asemel, et sellest aru saada. Mina ei taha, et sellised kokkulepped on tehtud. Elementaarsete asjade äraõppimine on muutunud
ääretult keeruliseks paljudele lastele. Ja selle tõttu ma pean aeg-ajalt õpetama minimaalselt. Kas saate aru? Matemaatikas on väga palju erinevaid tasemeid, aga väga paljud Eesti noored õpivad miinimumtasemel. Ja see on minu jaoks probleem. Ma pärast räägin ka miks. Et ei saa nagu minna sellest pinnakraapest kaugemale. Ja nüüd, kui riik otsustas lävendist loobuda, et lõpetada saab ka 1 punktiga, siis tekib minul küsimus, aga miks üldse põhikoolis õpetada? Kui 9 aastat pingutad ja sa võid minna ära sealt 1 punktiga, tekib minul küsimus, mida sa seal 9 aastat tegid? Paljud lapsed hakkavad seda olukorda ära kasutama, ärge isegi arvake, et nad ei hakka, on ju. Paljud õpetajad loobuvad osadest lastest, ärge isegi arvake, et nad ei loobu. See kõik tundus mulle kuidagi niivõrd vale ja tegi niivõrd haiget, kui sellest lävendist loobuti. Kas maailm muutub lollimaks, tekkis mul küsimus. Selle asemel, et uurida, miks lapsel ei teki ainega sidusust, selle asemel me loobume. Ja laseme siis süsteemi rõhku välja niimoodi, et me lihtsalt laseme lapse 1 punktiga minema. No mine, mis sa siin 9 aastat passisid? Ega sul ei olegi ju vaja seda kõik, on ju. Et kuidagi nukraks tegi mind see. Kuna ma näen seda asja siit seest poolt, siis mul on tunne, et ma näen rohkem kui need, kes neid otsuseid teevad, sest need, kes neid otsuseid teevad, võib-olla pole mitte päevagi olnud lastega kontaktis. See hämmastab mind alati. Ja kui sa vaatad seest poolt, siis paistab välja midagi, mida väljast poolt on mugav peita ilusate sõnade taha. Ma kordan nüüd seda veel kord. Minu silmad näevad seda asja seest poolt. Läbi lapse silmade, läbi vanema silmade, läbi õpetaja silmade. Aga need, kes selle otsuse tegid, nemad näevad seda väljast poolt ja niiviisi on mugav peita kõik ilusade sõnade taha ja korraga läheb Eesti statistika jälle heaks, sest et muidu kui lävendit ära ei tehtud, siis oli läbikukkujate arv Eestis tegelikult väga suur. Aasta-aastalt matemaatikast läbikukkujate arv oli väga suur, mis oli minu jaoks juba aastaid probleem. Minu jaoks tekkis juba siis küsimus, mida tehakse, mida õpetatakse, miks nii õpetatakse, kus on midagi valesti läinud. Äkki klassiruumid ei toimi enam. Siis nüüd ei ole meil läbikukkajaid, nüüd on meil kõik lõpetajad. Nii et see on niisugune ilus statistika punumine. Mina ei näe tegelikult kõik see, mis ma teile rääkisin, mis minus nagu kummastust tekitab, on see, et ma ei näe ühte probleemi. Ma näen 5-6 probleemi ja ma näen, kuidas nad kõik omavahel kokku põrkuvad. Ja see on, kuidas ma siis ütlen, pealiskaudse elu tagajärg. Kedagi väga ei huvita tegelikult. Paljud õpetajad on isegi öelnud mulle otse näkku, et neid ei huvita see, kuidas lapsed elus hakkama saavad, et neid huvitavad õppekava ja palk. Ja väga tihti meid huvitabki rohkem see süsteem kui laps, kes on selles süsteemis. Ja kuna me elame kõlavate sõnade ajastul, siis ükskõik millise kooli sa lahti võtad, siis sa näed, et kõik on väga ilus ju. Kõik on nii ilus, et hoia või hinge kinni. Aga kui skalpelliga sisse vaadata, siis ei pruugi need asjad üldse nii ilusad olla, on ju. Koolilt oodatakse korraga asju, mis ei mahu enam kokku. Kool peab kõike õpetama, et keegi ei kukuks läbi, et õpitulemused oleksid head, et lapsed oleksid vaimselt hoitud, et kaasamine toimiks, et õpetaja hoiaks korda, et keegi ei tunneks ennast halvasti, et statistika oleks ilus. Aga need eesmärgid ei ole alati samal ajal saavutatavad. Need eesmärgid ei ole samal ajal saavutatavad. Hoia taset ja ära jäta kedagi maha ei ole samal ajal saavutatav. Saate aru, jah? Ja ma kahtlustan, et kuna meil on tugispetsialistide suur põud ja väga paljud lapsed jäävad üldse ilma toeta, siis see 1 punkti peale minek on just see, et okei, me loobume siis ka sellest, et me peame teile tugispetsialistid andma. Siis on lihtsam nihutada tase alla. Sest see on ainus koht, kus survet välja lasta.
ja meie lapsevanematena peame selle nüüd läbi nägema, sellepärast et kui sinu laps on ikkagi see, kes vajaks tugiteenuseid või kui sa näed, et kool võiks nagu teha rohkem, anda nagu rohkem, on ju, aga ta ei anna, sest ta ei peagi nüüd andma enam, siis ma arvan, et eraõpetajate turg kasvab siin massiliselt. Ja nüüd kujutage ette, kui lapse elus on vanemad, kes ei näe, aga näevad, kes ei kuule, aga kuulevad ja kool teeb, mis heaks arvab, siis võib juhtuda, et lapsevanem ärkab 9. klassi hommikul üles ja avastab, et tema laps on tegelikult maha kantud ja on juba aastaid maha kantud. Ja mis siis saab? Kool peaks tähendama päris õppimist, mitte lihtsalt läbilaskmist ja vot see ajab mul küll tegelikult nagu harja päriselt punaseks. Et õppimine, me ei oska õpetada, me ei oska õpetada klassiruumis enam, me ei oska õpetada nii erinevaid lapsi, mis on meile pandud sinna klassiruumi ja siis me pigem laseme nad läbi. Ja vot sellised mõtted on minul selle ühe punktiga. Ja tegelikult seda ühte punkti ei vajanud mitte keegi. Need lapsed, kes ei oleks olnud võimelised tegema riiklikku eksamit, oleks nagunii ju teinud koolieksami. Nii et seda ühe punkti peale laskmist ei olnud tegelikult mitte kellegile vaja, aga seda saab väga-väga kurjasti laste vastu ja vanemate vastu ära kasutada. Veel kord, lapsevanemad, kui te nüüd oma käsi külge ei pane, siis ühel hetkel te võite avastada, et teie laps on õrnalt maha kantud. Minu kõrvu on juba jõudnud jutud sellest, kuidas 7. klassi noored ütlevad, aga meie õpetaja ütles, et riiklikku eksamit polegi enam vaja teha ja see on TikTokis väga-väga leviv trend hetkel, et riiklikku eksamit polegi enam vaja teha. Ja selleks ei olegi enam vaja õppida. Sellel aastal ma juba pidin tegema hästi suurt sellist propagandat, et ärge palun kukkuge läbi, sest et vaadake, sa võid selle ühe punkti saada, aga see jääbki sulle. Sa ei saa seda mitte kunagi parandada ja kui sa oled 40 ja tahad minna siis midagi õppima, mis on pärast nagu põhikooli, mis nõuab põhikooli tunnistust, siis sa lähed oma ühe punktiga kandideerima ja vaata sellest inimesed aru ei saa. Et selline funktsionaalne kuulamise lugemisoskus on vahepeal kuskile kaduma läinud. Nii et jah, laps ei saa ju sellest aru. Laps mõtleb, üks punkt saan minema siit lollakas koolist, on ju. Okei, fine. Aga lapse vanem peaks sellest aru saama, et nii ei tehta, on ju. Õpetaja peaks sellest aru saama, et nii ei tehta. Kuna nad seda süsteemi muudavad, et te saaksite järgi teha seda, keegi ju ei tea, on ju. Lootkem riigi peale. Arutame nüüd seda teemat, et kas lapsed on tingimata rumalamaks jäänud. Siis vahepeal on küll niisugune tunne, et no viska paberid seina külge, aga kinni ei jää. Siis ma iseendale esitasin küsimuse, et äkki ei õpetakski enam lastele üldse matemaatikat, on ju. Aga sellest ma teen hoopis teise podcasti, et miks seda oleks vaja teha ja kas seda oleks vaja teha. Lapsed ei ole rumalamaks jäänud, aga teate, nende tähelepanu ja pingutuskeskkond on ääretult palju nõrgem. Maailm ei lähe bioloogiliselt lollimaks. Nende aju ei lähe bioloogiliselt lollimaks. Lapsed on võimelised tegema sedasama, mida meie tegime omal ajal. Küll aga paljud lapsed kasvavad keskkonnas, mis teeb süvenemise, kannatlikkuse ja sidusate teadmiste tekkimise raskemaks. Pidev ekraani ja stimulatsioonivoog ja siis ta istub sinna matemaatikaõpiku taha, aga see ju ei stimuleeri teda. Ja kui see teda ei stimuleeri, siis see on ju igav, paha ja väkk, on ju. Peale selle räägime natukene dopamiinist. Dopamiin on narkootikum. Dopamiin on narkootikum, lööge või maha. Aga ajus see keskus, mis siis toodab dopamiini, toodab ka tegelikult stressihormooni. Ja aju on loodud tasakaalustama. Näiteks 10 ühikut dopamiini tähendab 15 ühikut stressihormooni. Aju toodab stressihormooni rohkem peale, kui ta toodab dopamiini ja põhjus on see selleks, et korraks lüüa alla, et tagasi tulla tasakaalu. Meie aju on hästi nagu, kuidas ma ütlen, fanaatik, kannatuste fanaatik. Kui nüüd laps saab 10 ühikut dopamiini, ta tunneb ennast väga hästi. Pärast seda te näete, et ta läheb tujukaks, tal on niisugune meeleolu kõikumised, see tuleb sellest, et tema aju tasakaalustab 10 ühikut dopamiini 15 ühiku stressihormooniga. Ja see teeb lapse nagu nii-öelda ebastabiilseks. Peale selle 10 ühikust jääb ühel hetkel lapsele väheseks, ta keha harjub sellega ära, ta tahab saada juba 15 ühikut dopamiini, mis tähendab 20 ühikut stressihormooni. Matemaatika ei anna mitte kunagi su lapsele sellist kogust dopamiini ja sellepärast on see veel eriti vastik, eriti nõme, eriti tüütu. Küll aga matemaatika siiski annab dopamiini
Teate, kui ilusad on need hetked enda õpilastega, ma just õpetan neid märkama seda edukogemust. Edukogemus annab dopamiini, ta annab ajule tervisliku dopamiini laksud, see on 1-2 on ju. Ja kui me nüüd seda ei märka ja laps on harjunud selle 10 ühiku dopamiiniga nii-öelda, need on lihtsalt siuksed võrdlusnumbrid on ju, siis ta ei pane seda ise tähelegi. Ja nüüd seda ühte ühikut aju tasakaalustab väga peenikeselt. Sellepärast õppimine õppimine on ajule tervislikum. Nüüd harjumus saada kiiret tasu, levelite pealt edasi liikuda kiirelt. Aga kui ta teeb matemaatika ülesande ära, ta ei saa mitte mingit tasu. Tal ei tule dopamiinina seda tasu, nii nagu ta on harjunud, ja ta nagu ei saa mingit tasu. Vähene igavuse talumine. Tänapäeva lapsed ei talu igavust, sellepärast, et nad on harjunud, et miski püüab nende fookuse. Näiteks proovige lapsega jääda, et veedame rahuliku õhtu kodus ja oleme lihtsalt niisama, siis hakkab kohe pihta, aga lähme kuskile külla, teeme midagi lahedat, vaatame telekat. Saadad aru, et ei ole enam seda vaikuse talumise oskust üldse. Vähene harjutamine ilma kohese dopamiinita, killustatud tähelepanu, vaja teha mitut asja korraga, nõrgem tööharjumus kodus ja nüüd ma viskan kapsaaeda, ma viskan kapsa, vanemad, ma viskan teile kapsaaeda, kivikapsaaeda. Teate, ma näen matemaatika ülesandeid lahendades, et teie lapsed ei tee kodus tööd. Nad ei tea, mis asjad on purgikaaned, nad ei tea, mis asi on räästas, nad ei tea elementaarseid tegevusi, elementaarseid sõnu. Nõrgem tööharjumus kodus. Ja kui me jääme koduõppele, siis üks asi, mis ma ütlesin, et tubade koristamine, nõude pesemine, kõik see on koduõppe üks osa. Ja teate, kui suure hea asja ma ära tegin või? Laps, kes on päris elus töökas, ei karda tööd ka matemaatika viikus. Nii et need, kes ei taha õppida, need ei tee ka kodus reeglina mitte midagi muud, kui lustivad. Nii et mõelge selle peale, kodused tööd on õppimise alus. Vähem täiskasvanulikku piiri ja nõudmist, ehk siis lapsed saavad kõike, mida nad tahavad. Saavad 110 huviringi, aga jumala eest mitte seda, mida nad vajavad. Lapsevanemad, see, mida laps tahab, ei ole see, mida ta vajab, on ju. Peale selle laste ümber on nii palju valikuid. Ma läksin ükskord poodi, kus oli hästi palju valikuid ja ma tundsin, kuidas mul tekkis overwhelming ja ma jooksin kokku. Aga teie lapsed elavad selles maailmas iga päev. Neil on miljoneid valikuid, neil on pidev overwhelming, aga te ei suuda valida. Ja see, mida ta vajab, ei ole see, mida ta tahab, ei ole see, mida ta vajab. Nii et laste vajadused peate teie katma ja vajadus on õppimises. Haridus on kõige kiirem tee unistuste täitumiseni, lööge või maha ja me elame maailmas, kus haridus loeb. Muidugi, mida praegu lapsed näevad, on see, et meie presidendid, härra Putin, Zelenski, Donald Trump, Eesti poliitikud, nad peaksid olema haritud ju. Aga nad jätavad ennast kuradi eesli mulje. Ja siis lapsed näevad, aga selle haridusel ei ole mingit mõtet. Ja ma olen nendega täiesti nõus. Haridus ei tee ühiskonnale mitte midagi muud, kui et me teeme, ma ei tea, selle asemel, et tuumalõhustamisest teha midagi ilusat, teeme me sellest pommi. Haridus ilma headuseta, kuulake nüüd tähelepanelikult, haridus ilma headuseta ei loe muffigi. Just sellepärast ma olen alati selle vastu, et õpitakse läbi valu. Kui ma tegin tarkmina.ee õpinurga, kuhu te võite alati osta pileti, et minna õppima, siis minu jaoks oli oluline, et see ei oleks valukeskkond, häbikeskkond, et siduda haridus hea südamlikkusega. Hea südamlik haritud inimene on see, mida tänapäeva maailm tegelikult vajab ja sellest peaks lastega natukene rääkima. Ja nüüd, kui me hakkame õppima lapsega elementaarseid asju, siis see eeldab hoopis midagi vastupidist ju. Kordust, aeglust, eksimise talumist, frustratsiooni taluvust, distsipliini, seoste loomist ja seda tänapäeva laste keskkonnas enam ei ole. Nii et lapse igapäevane keskkond treenib ühte ajuviisi, on ju, aga kool nõuab teist, siis kool tundubki talle mõttetu, tüütu ja miks seda vaja on. Ehk kodu korda, on ju. Sidususe kadumine on ka päris probleem. Selle asemel, et uurida, miks lapsel ei teki ainega sidusust, lastakse rõhku süsteemist välja laste arvelt.
Me õpetame inimesi, et me ei õpeta lapsele maailma mõistmist, vaid me õpetame peatükke, me õpetame, ma ei tea mida, aga nad lapsed ei koge seda, et ülesanne, punktid, kontrolltööd, ära tegemine, võimalikult väikese vaevaga läbisaamine. Kuidas ma ütlen? Tark inimene, kes näeb, kelle aju on treenitud või tal on kaasasündinud hea aju, ta leiab lahendusi, sips, ta leiab kõige kiiremaid teid. Aga minu jaoks ongi õppimise üks selline, kui aju on treenitud valuga, siis see aju mitte kunagi ei lähe õitsema. Valuga õpetamine on kõige valem asi terves maailmas. Aga kui lapsed õpivad ja me näitame neile seoseid eluga, näitame, kuidas seda kasutada, siis seda ei saa teha, kui inimene seda ise ei tee, ise ei kasuta. Mis ma pean enda kõige suuremaks tugevuseks, ongi see, et tänu koduõppele ma olen füüsikat, keemiat, matemaatikat nii palju ise kodus kasutanud ja näen, kuidas seda teha ja ma olen lastele seda kogu aeg näidanud, et ma ei kõla võltsilt. Täna õpetajad, kes õpetavad oma aineid, väga tihti isegi ei kasuta oma aineid. See on nagu haldusprotsess hoopis õppimine. Ja ainete sees, mille loogika on läinud kaduma. Peale selle see, ahaa, nüüd ma saan aru, vot seda on vaja. Aga praegu on hoopis lastel see tunne, et aga mida ma pean tegema, et mind rahule jäetakse. Okei, ma teen selle ülesande ära, siis nad jätavad mind rahule. Okei, ma teen selle kontrolltöö ära, siis nad jätavad mind rahule. Selle asemel, et nautida seda tegemist. Nii et see ei ole tegelikult laste moraalne puudujääk, et on selline asi tekkinud, see on keskkondlikult kujunenud strateegia. See on täiskasvanud, on see nii kujundanud. Meie enda süsteem ütleb lapsele, et sisuline oskus pole tegelikult hädavajalik, hinne on. Miinimum on piisav, minge selle 1 punktiga. Lävendit saab kogu aeg allapoole tuua, kui piisav arv lolle tekib, siis toome lävendi nii alla, et lõpuks, ma ei tea, kuidagi ikka saab läbi ju. See on meie enda süsteemi sõnumid lastele praegu. Ja lapsed käituvad täpselt nii, nagu bioloogia on ette näinud, nad optimeerivad pingutuse miinimumi peale. See on nüüd meie tulevik. Ja see ongi see olukorra ärakasutamine. Nad optimeerivad pingutuse miinimum peale. Ma mäletan, et mina uurisin alati välja vene keele tunnis, et mis on miinimum, mida on vaja teha. Ma tegin miinimumi ja mul oli täiesti kamakaks. Sest minu jaoks oli see aine raske, õpetaja oli vastik, õpetaja kiusas mind. Ja kui nüüd meil aine on raske, matemaatika, füüsika, keemia on raske, samas on nad inseneerika alused, samas kogu maailm liigub sinna suunda, et seda haridust on aina rohkem vaja, just neid aineid on aina rohkem vaja. Siis me tegelikult võtame, kui õpetajad on vastikud ka veel on ju, siis me tegelikult võtame lastelt ära võimaluse. Teate, kui palju ma näen õpilasi, kes ütlevad, et õpetaja on vastik. Ma olen kuulnud lugusid, mis teevad ihukarvat ja turri. Küll õpetaja sõimab, lööb, ütleb, et olete nii lollid. Meie füüsikaõpetaja tuli omal ajal gümnaasiumis klassi ette ütles, poissi ma õpetan, aga tüdrukud on ümarad nullid. Meie kooli seinte vahel toimuvad asjad, mis peaksid lõppema sekundi pealt, kui keegi teeb häält. Aga teate, kuidas meil on? Keegi ütleb, õpetaja lõi mind, minnakse direktori juurde, direktor teeb gaslightingut ja ütleb, õpetaja tegi nalja. Me ei saa seda õpetajat lahti lasta, sellepärast, et meil polegi ta kasemele võtta. Laske lahti, laske või terve koolimaja lahti. Paneme selle haridussüsteemi ükskord ometi seda nägu, mis ta tegelikult on. Ja vaadake, võib-olla polegi rohkem kui 10 õpetajat Eesti Vabariigis, kes võiks õpetada. Aga see oleks aus ju vähemasti, on ju. Aga me kardame ausust ja siis me tahame, et lapsed oleksid ausad. Täiskasvanud inimesed on väga halvad eeskujud. Väga arvad. Täiskasvanud inimene ise teeb süsteemis siukse optimeerib pingutuse miinimumi peale. Lapsed teevad ainult seda, mida me ees teeme. Ma vist leinan tegelikult kogu hariduse mõtte kadumist. Õpetaja töö sügavam mõte minu jaoks on aidata noorel inimesel kasvada võimekaks. Saadad aru, iga kevad, kui eraõpetajana tulevad minu juurde väga tihti need, kellel on ikka väga-väga hapuseis või mingi väga rasked diagnoosid.
Ja kui ma annan palju rohkem oma tundides, oma kursustel, oma Zoom-tundides, oma õpinurgas, ma annan palju rohkem kui see aine. Ma annan tiivad ja kui sa näed, et ta võimekus lööb õitsema, oh my god, kuidas ma nuutan rõõmust. Õpetaja töö sügavam eesmärk on panna last nägema seoseid. Õpetaja töö sügavam eesmärk on näha tema potentsiaali. Õpetaja töö sügavam eesmärk on viia teda pinnast sügavamale. Ja meie süsteem seda enam ei tee oma 1 punktiga. Nii et kui süsteem teeskleb, et ta hoolib, teeskleb, et haridus nii-öelda teeskleb seda hariduse andmist, siis see teeb nagu jube haiget. Mul on jube valus, ma pean teile tunnistama. Mul on nii error tunne. Et see reaalsus, mida ma näen, ei klapi kokku loosungitega, mida mulle räägitakse. Kus on vanemad? Kus on vanemad? Vanemaid on igasuguseid. On vanemaid, kes pingutavad väga, aga on ise läbi, lahus, võlgades, ärevad, sõltuvuses, telefonist, tööga kurnatu või lihtsalt kasvatusteadmisteta. Ja nende vanemate jaoks ma olen loonud teadlikuma ema klubi, mis on väga kiire tee õppimise suunas. Seal on tugi, ma olen kogu aeg olemas, seal saab kogu aeg küsida, et ei pea istuma seal kuradi telefonis ja tundide viisi otsima vastuseid mingites, ma ei tea, gruppides on ju, kus tegelikult on lihtsalt, seal ei ole spetsialiste, aga teadlikuma ema klubis on spetsialist, kes teid aitab. On vanemad, kes armastavad oma last, aga ei julge talle piire panna. Jälle teadlikuma ema klubi, tule, ma toetan sind. On vanemad, kes delegeerivad kasvatuse koolile. No neid ma aidata ei saa, sellepärast, et neil on suhteliselt savi, ma kahtlustan. Pimesi usaldamine ja nüüd need vanemad lendavad varsti väga orki. On vanemaid, kes on emotsionaalselt kohal olematud. Siin ma jälle saan appi tulla. On ka vanemaid, kes on ise alles sisuliselt üles kasvamata. Ja nii ta on. Aga teadlikuma ema klubis meil on täpselt selline koht, et meil on süvaõppekeskkond boonuses, kus lapsevanem võtabki 10 minutit päevas, teeb video lahti, õpib, kasutab, saab tulemusi. Ja siis on meil Facebooki grupp, kus jookseb kuu sisu. Praegu meil jookseb vaimse tervise teekond kuni augusti lõpuni. Iga vanem peab teadma vaimse tervise alustalasid ja see on fakt. See on fakt. Nii et ma ei tea, miks kõik Eesti inimesed pole õppima tulnud sinna. Tegelikult ka ma ei tea. Sest et õppida internetist pole päris see, sest seal on igasuguseid asju ja jalgratast ei ole ju enam vaja leiutada. Kui jalgratas on juba leiutatud, et teha inimkatseid oma enda laste peal, võiks võimalikult vähe. Nii et olete oodatud õppima video haaval 10 minutit päevas ja teil on kogu aeg olemas tugi minu näol. Te saate kogu aeg küsida. Kui kodu ei anna meile rutiini, kohustused, tunned, austust täiskasvanu vastu, pingutuse väärtust, piire, turvalisust, siis tuleb laps kooli juba oluliselt nõrgema stardipositsiooniga. Ja kool üksi ei jaksa seda täielikult kompenseerida ja ei peagi. Lapse vanem peab mulla ette valmistama nende samad asjadega, mis ma just teile siin ette lugesin. Ja kool lihtsalt paneb seemne mulda, aga probleem ongi selles, et meile tulevad kooli külmunud mullaga lapsed. Kool saab palju teha, aga kool ei pea last kasvatama, kool peab last õpetama, on ju. Kool ei ole pereasendus. Käitumisprobleemide kambatamine ei teki tühja koha peal. Noorel on puudu kuuluvustundest, tähendusest, turvalisest autoriteedist, eneseväärtusoskuse ja pingutuse kaudu. Siis ta hakkab otsima seda mujalt ja nüüd ma vaatan jälle emade otsa. Kui sinu laps kambatab, siis sinul on aeg teha selline eneseanalüüs ja oma pere dünaamika analüüs. Teadlikuma ema klubi ootab sind. Kamba loogika pakub kiiresti identiteeti, nähtavust, võimutunnet, kaitset, reegleid, oma inimesi. Aga see kõik ju peaks tulema kodust, on ju? Vot. Ja miks ma ei suuda selle 1 punkti lõpetamisega nagu kuidagi leppida on see, et
See on allaandmine laste suhtes. Süsteem annab noorele signaali, et peaaegu mitte midagi vallates on võimalik lõpetada. Siis tekib selline tunne, et pingutus ei loe enam, teadmised ei loe enam, standardid ei loe enam. Kas üldse siis midagi loeb enam? Me nimetame saavutuseks midagi, mis saavutuseks ei kvalifitseeru. Ja tegelikult kaob usaldus ära. Mida me teeme seal 9 aastat, kui me laseme ühe punktiga lõpetada? Nagu päriselt, mida me teeme 9 aastat, kui laps lõpetab ühe punktiga? No päriselt. Minu jaoks süsteem püüab vältida suuremat sotsiaalset kahju, massilist läbikukkumist, väljalangemist, noorte märgistamist. Aga tegeleks siis probleemi endaga, mitte ei maskeeriks seda. Nagu, ma ei tea, mida me teeme seal 9 aastat siis? On ju. Aga no näha on, et kardetakse hästi palju konflikti. Kardetakse konflikti nii palju, et ei uuritagi, mis on need põhjused. Inimesed on muutunud nii hellaks nagu mädamunad. Ega kui ma siin emade pihta kivekapsaaeda loobin, siis ma tean, et see on nagu püha lehma rüvetamine, sest et aga me oleme niigi üle töötatud, vähe mõistetud ja kõike seda veel. Siis selleks, ma ütlen, et tuleb vaadata probleemidele otsa, probleemiga lahendada, mitte seda probleemi ära maskeerida. Konflikti ei tohi mitte kunagi karta, konflikti tuleb õppida lahendama. Oodake, aga mul on konfliktide kursuse hetkel üleval, te võite täitsa vabateadliku mu ema lehe pealt minna vaatama. Ja kogu see pidev heaolu, mätsime roosaks, teeme nägu, et meil on kõik lapse keskne, meil on kõik nii tore, meil on kõik nii hästi, et seda minnakse nagu läbi selle võltsi idee selle asemel, et nagu olla reaalsed, öelda, meil on halvasti asjad. Ja hariduses me vahetame meisterlikkuse järjest enam läbi laskvuse vastu. Ja siis meil ei ole enam spetsialiste juba praegu. Eesti poliitikud ütlevad, et Eestis on spetsialistide põud, aga samal ajal laseme lävendi alla ja tekitame seda põuda juurde, nii toome võõrtööjõudu lõpuks sisse. Ja. Noorte tähelepanuga keegi ei tegele. Ma lõin kursuse, kuidas ometi need lapsed õppima saada, et üldse rääkida, mis asi on tähelepanu. Näidata veel kord lapsevanema rolli selles. Vabandage, aga ma olen tõesti frustreerunud. Ma praegu avastasin, mu sees on selline tunne, et ma olen pahane. Ma olen pahane emade peale, ma olen pahane õpetajate peale, ma olen pahane haridusministeeriumi peale, aga ma ei ole pahane laste peale. Lapsed on sellised, nagu me laseme neil olla. Aga ma olen pahane täiskasvanud inimeste peale, ma olen päriselt pahane, et need asjad on jõudnud siia kohta ja ma räägin juba 10 aastat, kuidas asjad võiksid olla teistmoodi. Inimesed kuulavad ära, ütlevad, ja meil on kõik hästi, meil on kõik hästi, meil on kõik väga hästi. Kodu ja kooli ei tee omavahel ammu enam koostööd ju. See on nagu õpetaja kardab ema kardab õpetajat, omavahel kakeldakse, vaieldakse. Ja nüüd jah, Eestis koolides ei kuka enam keegi läbi, nii et statistilist edu saab osta. Kelle arvelt? Laske, ma olen natuke mürgine, ole koos minuga, onju. Aga minu jaoks tähendab see nüüd seda, pere peab tegema step-up'i ja garanteerima ise, et see laps ei saaks negatiivset tulemust, onju. Sest meie süsteemi signaalid hetkel töötavad õppimise vastu, mitte selle poolt. Ja räägime natukene sellest, kuidas õpetajad vahepeal loobuvad osadest lastest. Ma olen olnud klassi ees. Ja kui sa seisad klassi ees ja klass on väga suur, siis sul mõne lapsega tekib automaatne side, mõnda last sa ei näe. Kooli lõpuni sa ei näe teda seal. Ja kui nüüd õpetaja ise ei tee sellist pingutust, et istub iga lapsega korraks maha, vaatab talle silma, õpib teda tundma, siis klassiruumist
on õpetamise hierarhia, mõnele lapsele antakse rohkem, mõnele antakse vähem ja klassiruumis on ka lapsi, keda õpetaja ei taha näha ka, nagu ta ei taha näha ka, sest sellel lapsel on käitumisprobleemid näiteks, suhtumisprobleemid näiteks, et õpetaja klassi ees ei õpeta mitte kunagi võrdselt kõiki lapsi, sest õpetaja on inimesel on tunded ja õpetaja saab ka haiget. Ja mõnedest lastest on lihtne hästi lihtne on loobuda nendest, kes on vastikud, käitumisprobleemidega ja hästi lihtne on loobuda neist, keda on vaja hästi palju käe kõrval vedada ja te ei kujuta ette, kui palju lapsi on tänapäeval vaja käe kõrval vedada, see on tegelikult lihtsalt ulme. Ja neid on ka hästi lihtne, neist on ka hästi lihtne loobuda. Sest et põhjus on just nagu ju olemas ja väga lihtne on loobuda ka väga vaiksetest ja aeglased lapsed ja vaiksed lapsed. Ja üks müüt, mida ma tahan öelda, aeglane laps ei ole loll laps, aga temast on lihtne loobuda. Ja eriti lihtne on loobuda neist lastest, keda kodu ei toeta, keda süsteem ei toeta. Ja kui nüüd meil on see ühepunktine lävend, ega tagajärgi ka ju, et ei ole, on ju. Ta ju lõpetas ära, et milles siin küsimus on. Et õpetajad loobuvad osadest lastest. Ja õpetaja loobub sellepärast, et seda klassiruumi on liiga palju. Üks asi, mida ma tahaksin veel nagu välja tuua, on just see, et meie klassiruumid on liiga suured. Kui ma läheksin klassi ette, siis ma üle 10 lapse ma ei tahaks õpetada, sest tegelikult on see võimatu. Aga me teeme nägu, et see on võimalik. Mitte ükski õpetaja, ma arvan, et ei suuda õpetada üle 10 nagu kvaliteetselt üle 10 lapse. Aga me ei ütle seda välja. Me laseme jätkuda sellel. Aga me ei saa teha väiksemaid klasse, sellepärast, et meil on vaja Rail Balticut ehitada, meil on vaja teha riiklikel tasandil suuri pidusid. Meil on vaja hoida Riigikogu liikmete palgad väga kõrged, jumal tänatud, et 1. aprill tuleb neil palgatõus. Ja meil on vaja nagu riigi raha kasutada teistmoodi kui selle peale, et meie lapsed saaksid turvalise hariduse. Meil on kõva haridus tegelikult, aga see haridus tuleb läbi valu, koolikiusamine on normaliseeritud, Kiva ju kutsutakse, kiusan igal võimalikul juhul. Iseenesest hea algatusega midagi on läinud väga valesti. Mina ei analüüsi, mis on läinud valesti, pole minu organisatsioon. Mina räägin lihtsalt seda, mida ma kuulen, mida ma näen, millega ma isiklikult kokku puutun läbi oma töö. Nii et meil on niisugune, meil oleks just nagu kõik paigas, aga kõik on seal pinna all väga mäda. Ja riik ta saaks teha natuke turvalisema haridussüsteemi, kui see oleks prioriteet. Aga see ei ole prioriteet, sest prioriteet on kuskil mujal, on ju. Vot. Aga vastame siis nüüd küsimusele ka, kas maailm muutub lollimaks? Ma küsin seda enda käest päris tihti vahepeal. Maailm ei muutu lollimaks, aga ta muutub pealiskaudsemaks, närvilisemaks, killustatumaks ja vähem pingutust taluvaks. See on liiga raske, mina ei tee seda enam. Pealiskaudsus on hästi suur asi. Pealiskaudsus on kohutav asi. Pealiskaudsus on minu meelest üks kõige suuremaid õudusi, mida üks ema, üks õpetaja, üks laps, üks isa saavad elus teha. Me just nagu teame kõike, me ei tea mitte midagi. Me just nagu näeme kõike, me ei näe mitte midagi. Me just nagu kuuleme kõike, me ei kuule mitte midagi. Aga see pealiskaudsus, närvilisus, killustumine ja vähem pingutus taluvusse paistab välja lollusena. Sest selline sügav analüütiline mõtlemine, seda ei ole enam. Mälu kasutamine, sõnavara, loogika, keskendumine, kõik on nõrgenenud. Ja panite tähele, ma lugesin teile üles just praegu matemaatika omadusi, on ju. Tähelepanu ei treenita enam. Me ütleme, mul on tähelepanu häire, andke mulle ravimeid. Ärge jumala eest treenige mu tähelepanu. Ma tahan ravimeid, ma tahan ekraane. Ma tahan pealiskaudset elu. Siis
tähenduse puudus. Milleks ta vaja on? Mis jama, see on väga nõrgad piirid. Harjunud vastutuseta. Me ei peagi midagi tegema ju. Elekter tuleb seina seest, raha tuleb masinast. Ma olen natuke mürgine, tohib, on ju? Sest pealiskaudsed ei ole ainult mitte lapsed õppimisel, vaid pealiskaudsed on vanemad tegelikult. Ma olen hakanud usaldama seda, kui ma lähen nagu sisemiselt terrorisse, sest ma tean, et ma näen midagi, mida ma tahan ära defineerida. Ja see, mida ma teiega jagan, on see teekond, mida ma enda seest nagu proovisin ära defineerida. Ja siis ma sain aru, et ma olen pinges, sellepärast ma saan liiga hästi aru, et kui me jätkame seda suunda, kuhu me välja jõuame, kas pealiskaudne inimene on õnnelik? Ei ole. Kas killustunud inimene on õnnelik? Ei ole. Kas me siis võtame lastelt ära võimalus olla õnnelik? Tasub küsida, on ju. Ja kui ma tahaksin nagu hariduses nüüd midagi muuta, siis ma tahaksin öelda, emad ja isad, palun tehke oma kodud korda. Tehke nii, et õpetaja saab hea kobestatud mullaga lapse, kuhu ta paneb seemne, kuhu ta saab luua seose mõistmise. Siis saab õpetaja minna sügavaks. Siis tekib lapsel eneseusk. Ja siis tekib lapsel julgus uurida maailma. See ei ole peaasi, et saaks läbi teekond. Kevad on tulemas ja teate, kevadeti ma alati räägin, kallid lapsevanemad, sinu laps ei ole läbinud tegelikult 7. klassi, tal on väga suured lüngad. Lapsevanem vastab, aga kevad on, las ta läheb suvepuhkusele, tegeleme sellega järgmine aasta. Mul on nagu, lükkame paratamatust edasi või? Aga tead, mis järgmine aasta juhtub? Järgmine aasta tuleb 8. klassi maht. Me ei jõua 7. klassi enam läbida. 8. klassi kevadel ma ütlen vanemale, tal on 7. klassi augud ja tal on 8. klassi augud. Palun teeme selle selgeks ja vastus tuleb, ai, suvepuhkus tuleb, laps peab minema suvepuhkusele, tegeleme sellega järgmine aasta. Ja siis ennem eksamit on, ühest punktist piisab küll. Lihtsalt iga aasta ma näen seda ühte sama asja. Selle asemel, et võtta see aeg, teha üks asi korda, kuhjatakse probleeme. Ma natuke nüüd hingasin. Hinga natuke koos minuga. Võib-olla oli karm kuulamine täna, on ju. Aga võib-olla oli vajalik kuulamine. Ma ei tea. Õpetajad ütlevad, laps ei pinguta. Vanemad ütlevad, lapsel on raske, kool on liiga karm. Lapsed mõtlevad, see pole päris elu. Panete tähele, see tsükkel nagu käib kogu aeg. Õpetaja kurdab, laps ei pinguta. Vanemad ütlevad, lapsel on raske, kool on liiga karm. Lapsed mõtlevad, see pole päris elu. Lapsevanemad peaksid teadma, kuidas õppimine toimub. Mitte lihtsalt elama lapse kõrval, on ju, vaid laste elu kaasama ja kuidas ta kaasata seda kõike ma õpetan. Õpetajad peaksid teadma, mis kodudes toimub, on ju. Ja siis nad saavad hakata looma sidusust ainega. Ja kui lapsel on vaimse tervise probleeme, siis minu nõuanne on lõpetage õppimine ära, tegelege lapse vaimse tervise probleemidega, jäägu istuma, õppida saab siis, kui laps on korras. Veel üks viga, mida tehakse, on õpetatakse katkist last. Miks laps läks üldse katki? Miks laps läks üldse katki? Ja väga tihti me saadame last kogu aeg katkisesse süsteemi sisse, lootes, et see saab ükskord korda. Ja siis lõpuks hakkab laps ennast lõikuma, siis ta ei lähe enam kooli, sellepärast, et kool tegi teda katki. Aga lapsevanem jätkuvalt saadab last kooli, kuigi ta teab, et lapsel on seal valus. Minu sõnum oleks, et me ei saada lapsi kohta, kus on neil valus. Ja nii see lihtsalt on. Sest et kui me oma valu välja ei näita, abi ei küsi, siis ei saa ju mitte midagi hakata muutuma, et me natukene liiga palju maskeerime kogu aeg.
Nii et me peaksime teadma, mis on kodu roll. Ma olen valmis seda kogu aeg seletama ja õpetama. Siis me peaksime teadma, mis on kooli tegelik roll. Siis me peaksime teadma ka, mis on kogukonna roll, on ju. Kodud on väga tihti ülekoormatud, koolid on ülekoormatud ja kogukond on killustunud. Nii et tööd, ma loodan, et see podcast pani väga paljusid mõtlema ja võib-olla kellelgi tekkis ka niisugune ahaa, pagan, seda võiks hoopis niimoodi teha, on ju. Siis tarkmina.ee on väga vahva õpikeskkond, kus on füüsika, keemia, matemaatika, visiooni loomine, ärevuse tehnikad, minapildi kujunemine, seal on väga palju haridust, mida koolieale ei hakka andma. Seal on lapsevanemale kuulamist, seal on lapsele kuulamist ja teadlikumema.ee on siis keskendunud sellele, et õpetada lapsevanemad vaimse tervise alustalasid ja aidata lapsevanemal mõista last. Ma loodan, et see kuulamine ei olnud väga karm. Aitäh sulle, et sa kuulasid. Käi kindlasti siis kodulehtede peal, tule klubisse, tule õpinurka, kirjuta mulle, joonista mulle ja kohtume sinuga järgmises episoodis. Pea vastu mu hiire.